Tere! Tänane päikseline hommik on igati loodud unistustest rääkimiseks. Meie ülesanne oli siis leida nüüd selle unistuse raskuskese ja jõud, kus peitub siis Eestis energiaühistute potentsiaal. See meie on kogu Eesti Arengufondi energiamajanduse ja rohemajanduse suund. Kõik nende liikmed ja samuti Peeter Vihma Tallinna Ülikoolist. Minu paremaks käeks selles töös on olnud Lembit Vali, mu väga hea kolleeg. Ja pärast mind siis räägib teile Peeter Vihma Tallinna Ülikoolist. Kavas ma juhin tähelepanu väike eksitus. Analüüsi eesmärgiks oli kaardistada energiaühistute roll, potentsiaal ja sotsiaalmajanduslik mõju ettevõtlusele, elanike toimetulekule ja regionaalarengule. Ja arvestades siis energiamajanduse arengukava aastani 2030 eesmärke, et neid igal juhul arvesse võtta. Mida me saime siis teada põhilist? Võib-olla see ei olegi nii suur üllatus, aga kui me võtsime analüüsi antud hooned, millest hiljem juttu tuleb, siis taaskord tõestasime, et kui me hooned ära rekonstrueerime, väheneb nende küttevajadus 3 korda ja seeläbi saame ka enda soojusmaksumused küttekulud alla. Meie arvutustest siis ligi 2 korda vaadeldult hoonefondi peal. Elektri poole pealt täpsustasime ära ühe olulise suuruse, palju räägitakse päikeseenergia kasutusest. Nendes hoonetes, mida me käsitlesime, prognoosisime siis võimaliku elektritoodangu nendes hoonetes. Ja me leidsime, et PV-paneelidega on võimalik kokku toota Eestis kuni 30 gigavatt-tundi aastas elektrit antus hoonetes oma tarbeks. Kolmandaks, Euroopa Liidus on sotsiaalmajandus omaette rahvamajandusharu ja seal mõõdetakse siis ühiskondlikku kasu. Ja meie leidsime, et peamine näitaja, mis meilt siit välja tuleb, et Kristiina rääkis kõik demokraatlikkusest ja sõbrad ja vennad ja kes me kõik oleme, aga tegelikult me mõõdame ka oma tegevusi rahas. Ja selle poole pealt läbi hoonete rekonstrueerimise, soojamajanduse, investeeringute, loodavate töökohtade meil on võimalik saada maksutulu juurde, mida on võimalik siis hiljem ümber jagada kogu Eesti regionaalarengu edendamiseks. Samuti energiamajanduse arengukava aastani 2030 ettevalmistamisel me viisime läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise, mille käigus siis leidsime peamised negatiivsed mõjud. Ja üks olulisemaid asju, mis Eesti energiamajanduses on, kaasneb just nimelt kohtküttest heidetavate atmosfääri peenosakestega ning nende mõjuga tervisele. Ja selle näitaja me siinkohal täpsustasime ka ära, palju antud hooned siis täna heidet ja tervisemõju tekitavad ja palju on võimalik seda vähendada, kui me oleme loonud kogukondlikud energiaühistud. Ehk nende 3 põhiasja pealt võiksime öelda, et see potentsiaali realiseerimine ehk unistuse realiseerimine tähendab ikkagi vaadeldud hoonete rekonstrueerimist, seonduvad kütte- ventilatsiooniseadmete kaasajastamist ning elektrienergia tootmist, just nimelt oma tarbeks. Kogukondlik ühistuline energia tootmine. Meie leidsime, et selleks on Eestis potentsiaal eelkõige korterelamutel. Seal on inimesed koos, seal on neil võimalik koos siis oma energiakulusid alla viia. Ja teised hooned, keda on mõistlik energiaühistuliselt energiavarustuse poole pealt lahendada, on ühiskondlikud ehitised. Võtsime välja ehitisregistrist rea hooneid, mida tõenäoliselt kohalikult omavalitsused haldavad ja need on meie arvutustesse sisse arvutatud. Siin on toodud siis büroohooned, haridus-teadushooned, hoolekandeasutused, ühiselamute hooned, spordihooned, perearstikeskused, polikliinikud, klubid, rahvamajad, muuseumid ja raamatukogud. Mida me ei käsitle täna, on toimiva individuaalküttega väikeelamud. Sest täna on ikkagi alla 1% neist kaugküttes ja ütleme nii, et see energiaühistute raskuskese seal hetkel ei ole.
Samuti on meil vaatluse alt hetkel väljas toimiva energiavarustusega tööstus- ja ettevõtlusalad, kus on siis energiavarustus olemas. Ja samuti ka siis tuule- päiksejaamad, mis toodavad elektrienergiat müügiks ja mitte hoonete omatarbeks. Energiaühistute rollist, mis oli üks analüüsi eesmärk. Nende roll on eelkõige soojavarustuse korraldamine ja seda peamiselt maa-asulates. Samuti nendes kaugkütte piirkondades, kus kaugkütte on madala tarbimistihedusega ja kalli hinnaga. Energiaühistud võiksid olla peamised lokaalse elektritootmise korraldajad. Me ei oska täna ju ette näha, millised tehnoloogilised võimalused meil elektritootmiseks aastal 2030 näiteks on. Aga korterelamud näiteks, kus on palju inimesi koos, et seal on võimalik uusi tehnoloogiaid lihtsamini kasutusele võtta. Täna on meil pooltes kortermajades moodustatud korteriühistud, kellel võiks olla üks kandev roll energiaühistute edendamisel. Samuti juba ka nimetatud kohalike omavalitsuste poolt hallatavates ühiskondlikes hoonetes. Kütteühistud võiksid olla eelkõige maa-asulate lokaalse keskkütte, jahi- ja kamingküttega korterelamutes. 1/3 lokaalsest keskküttest jääb linnadesse, aga 2/3 paikneb siis maa-asulates. Ja me lõime kokku, palju elanikke see võiks puudutada. See on 240 000 elanikku, 6200 korterelamut ja kohaliku omavalitsuste hallatavate hooned. Ja kokku see moodustab siis sisekliima tagamisega hoonefondi pinnast ligi 11–12%. Samuti on kütteühistute potentsiaaliga hoonetes võimalik küttevajadust vähendada 3 korda. Kui see täna on 1,6 teravatt-tundi aastas, siis meil on võimalik potentsiaali realiseerimisel nende küttevajadust saada 0,5 teravatt-tunni peale aastas. Kütteühistute potentsiaal, nagu öeldud, madala tarbimistihedusega kaugkütte piirkondades, kus siis täna on müügimaht kokku kõigi nende 26 võrgupiirkonna peale 41–42 gigavatt-tundi aastas. Kui neid numbreid vaadata, võiks ju prognoosida, et kui unistus on teoks tehtud, on meil Eestis ligikaudu 6300 kütteühistut. Elektri poole pealt on elektriühistute potentsiaal kogukondade mõttes suurem. Me võtsime sinna tegelikult kõik Eesti kortermajad. Neid on üle 23 000 ja arvestasime, et iga maja saaks oma aastasest elektrivajadusest 3% aastasest elektrivajadusest toota 3% PV paneelidega. Ja selle sees on ka ühiskondlikud hooned, selle 30,7 kilavatt-tunni aasta kohta. Lisaks vaadeldud hoonetele võiksid olla potentsiaalsed energiatootjad ka 1738 kogukonda, kuid me ei näe hetkel, et tuuleenergia tootmispotentsiaal saaks olla kogukondlikult realiseeritud seetõttu, et tootmine ei ühti korterelamute ühiskondlike hoonete paiknemisega. Eestis võiks olla kokku, kui unistus on realiseeritud, üle 25 000 elektriühistu, kui me eeldame, et igas kortermajas tekib energiaühistu. Samas tänased korteriühistud juba osalt kindlasti toimivadki energiaühistutena. Sotsiaalmajandusliku mõju poole pealt peamised näitajad, mida ma siin välja tooksin, on juba nimetatud riigi maksutulu ja samuti tervisemõju, mis siis väljendub varajastes surmajuhtumites, mida atmosfääri peenosakesed põhjustavad igal aastal. Ja siit saame ka järeldusi teha tehnoloogiate väljavahetamisel, kui sõltumatu või kui taskukohane on energiavarustus tulevikus. Elanike toimetulek
ühistu potentsiaali realiseerumisel lisaks küttekulude vähenemisele võib välja tuua siit, et näiteks tänased kaugküttevõrgud, kus on madal tarbimistihedus ja kallis soojuse hind, kui nad lähevad üle lokaalküttele, nad rekonstrueerivad oma hooned, siis on neil suure tõenäosusega hinnavõit. PV-paneelidega elektrit tootes hoonetes oma tarbeks võidaksid korteri või energiaühistu liikmed tänaste võrgutasude ja riigimaksude arvelt, mis jäävad siis nii-öelda maksmata. Mitterahaline kasu väljendub siis aastas 33 varajase surmajuhtumi ennetamises, sõltumatumas energiavarustuses, kohalike elanike aktiivsuse kasvus ja samuti teadlikkuse kasvus, sealhulgas energiatarbimise juhtimises. Ettevõtlust me mõõtsime töökohtades. Kui hoonete rekonstrueerimisel lisandub 890 inimest aastas seoses ehitusega ja rekonstrueerimisega, siis selle tulemusel soojusvarustuses töökohtade arv kahaneb 70 inimest aastas. Mõju regionaalarengule mõõtsime juba kohe alguses öeldud maksutulu tekkes, mis siis kõiki neid hoonete rekonstrueerimise arvestades, soojusvarustuse töökohti, investeeringuid, kütusekasutust arvestades on kokkuvõttes maksutulu meie arvutuste kohaselt 920 miljonit eurot. See on see, mis me unistuse realiseerimisest saame. Siin ei tohi ära unustada, et selleks on vaja teatavad kulud ka valitsemissektori poolt, mis siis meie arvutustes on 450 miljonit eurot. Piirkonnad, kus kütteühistute potentsiaal on suurim, on Harju, Rapla, Tartu ja Viljandi maakond ja elektriühistute potentsiaal kattub Harju ja Tartumaa osas. Samuti on elektriühistute potentsiaal suur Ida-Virus ja Pärnu maakonnas. Me koostasime ka interaktiivsed kaardid, kus siis punased mummud tähistavad suurema ühistulise soojuse tootmise potentsiaaliga valdasid. Kuna kõik arvutused on tehtud kohalike omavalitsuste kohta, siis sarnane kaart on ka tehtud elektriühistute potentsiaali kohta. Iga mummu all on veel valla energianäitajad, majanduslikud näitajad, nii et kui see üleval saab olema novembrikuus, siis kindlasti soovitan tutvuda, eriti kohalike omavalitsuste esindajatel. Kohalik omavalitsus ja riik võidab eelkõige siis eelarve kasvuga rahalise poole pealt, kuid mitterahaline kasu siis tuleb kindlasti kodanike aktiivsuse arvelt, mis aitab siis kaasa hoonefondi korrastamisele, mis omakorda võiks siis eeldatavalt tõsta kohaliku omavalitsuse atraktiivsust elu ja töökohana. Vähetähtis pole ka kommunaalmajanduse nõuete tagamine kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja samuti siis valdade soojusmajanduse arengukava täitmisel. Seotud kulud, mis võiksid unistuse energiaühistute potentsiaali realiseerimisega olla seotud, on täna hiljem pikemalt juttu tulev õigusaktide muutmine, samuti seonduva tugivõrgustiku arendamine, meil on täna nõustajad, energiaaudiitorid ja on palju energiakohast informatsiooni, on energiatalgute koduleht, on energiaühistute koduleht, aga perspektiivist tuleb seda seoses lokaalküttega teha rohkem asjakohasemaks. Samuti on oluline kohalike omavalitsuste energeetikaalase pädevuse tõstmine ja initsiatiivi tõstmine, et energiaühistud ellu kutsuda. Ühistud ise energia tootmisel, nendele kaasneb eelkõige administratiivkulu, kui me vaatame neid hooneid, mida meie analüüsisime, siis kortermajades pooltes, nagu öeldud, on olemas juba korteriühistud ja nendel jäävad need administratiivkulud selle võrra juba väiksemaks. Kindlasti on vajalik mõningane juriidiline ja majandustehniline nõustamine. Algatuste mentorprogrammi algatuste kulu oli keskmiselt 40 tundi, nii et te võite ise arvata, kui palju peaks selline nõustamise kulu energiaühistamise moodustamisel olla. Ja kindlasti vähetähtis pole seotud investeeringud energiatehnoloogiatesse.
või siis tulevikus vajadusel ühinemine elektrivõrguga, samuti kaugkütte asendamisel lokaalküttega. See on minu poolt praegu kõik. Analüüs saab olema avalikkusele kättesaadav novembri jooksul. Praegu me vormistame selle ära, saadame mentoritele, algatustele tutvumiseks ja tagasiside saamiseks ja seejärel kõigile. Aitäh! Aitäh, Irje, selle makrotasandi bilansi eest!